see on ka omamoodi siis selline suur armulikkus, kui Jumal näitab sulle, mis kaalukategoorias sa oled. Et eks me oleme kõik sellises kategoorias, nagu väiksed lapsed mängivad, eks ju. Liivakassis teevad nagu losse ja mängivad kodu ja täiskasvanu võib mööda minna ja ütleb, et et kuulge, et see ei ole päris see, et ärge mängige. Aga niimoodi nad nagu treenivad ja õpivad, eks ju, sisenevad sellesse suur täiskasvanud inimese maailma väikspärast, õpivad siis, kuidas niimoodi läbi mängu. Samamoodi ka, kui lähed magama, et magama ka, und ei ole ju kohe. Selles mõttes, et sa ei kohe jää magama, aga sa nagu feigid. Lähed voodisse, pikali paned, lähed võib-olla mõnikord paned loed midagi rahustad õhtul, et nagu lood selle seisundi, et nüüd tuleb uni. Mõnikord võib-olla ei tule ka, eks, aga üldiselt, eks eeldavasti. Täpselt samamoodi on kultuuri ja viisakusega või vaimse eluga ka, et me olemegi need lapsed, kes mängivad liivakastis ja me nagu feigime, et me püüame olla alandlikud, tänulikud, aga me veel tegelikult spontaanselt ei ole, eks ju. See on lihtsalt selline etikett, viisakus, aga me ei ole, me ei tunne nagu armastust kõigi ja kõige vastu spontaanselt ei ole ekstaatilises sellises seisundis, eks ju, kogu aeg. Võib-olla korraks on ja võib-olla tänu sellele korraks tunned, ossa poiss, elu on lill, eks ju. Kasutades materiaalse maailma vahendeid, et mille eest pärast tuleb muidugi maksta jälle, aga et see on sama nagu muusikaga, et kui sa muusika lülitad heli ära muusikal ja vaatad nagu lihtsalt YouTube'ist mingid raagasi, siis see kõik on nagu sama lihtsalt erinevad inimesed, kõik on nagu sarnased pildid, kõik rohkem inimesi, vähem, midagi ei saa aru, aga sa näiteks Vrindavanis on seal pühad paigad, on näiteks näiteks, kus Krishnal kukkus flööt maha, kuna ta nägi Radharanit. Ja mõni inimene, isegi vaimne inimene mõtleb, et aga edasi, mis siis, kukkus flööt maha, so what, aga seal on juba selle flöödi ümber, on juba terve küla, mis on selle nimi, selle liila või selle mängu nimi, kus Krishnal kukkus flööt, siis see paik, kus seal on juba, inimesed käivad palberändurid ja kummardavad, eks ju, sest neil on, ütleme ideaalis on meil nagu vaimne kuulmine. Et kui sa muusikat ei kuule ja vaatad lihtsalt pilti ja sa oled näiteks kurt, eks ju, siis sa nagu ei saa aru, mis siin nagu nii erilist on. Aga kui siis on kõrva kuulmine, siis kuuled, erinevad raagad, eks ju. Täpselt samamoodi on nende Krishna liiladega, et kui meil on nagu maitse, me oleme palju aastat tegelenud ja hakkab tekkima see maitse Jumala armust ja pühendunute armust, kes räägivad hästi magusad neid lugusid Jumalast, mis on nagu mitte ainult õpetlikud, mitte ainult puhastavad, aga tegelikult nad on hingele nagu selle algsel hingele, kes meil magab, eks ju, me elame nagu väliskihtides teaduses, kehalises ja mõttekiis. See on nagu nektar tema jaoks, eks ju, aga võib-olla me ise ei saa arugi, kuna meil on tähelepanu nagu välisasjadel. Et sellepärast jätkame siis meeldivate, toredate, heade inimeste mängimist, kui see ei ole isegi päris veel spontaanne, aga küll see tuleb nagu väike laps, eks ju, kasvab korraks suureks, eks ju. Või nagu, eks ju, see kurt ka, eks ju, ta ei kuule, eks ju, kunagi tekib see vaimne kuulumine, et igast väiksest asjast, igast väiksest hetkest sa tunned tänulikkust, alandlikkust, eks ju, ekstaas ja armastus teiste elusolendite vastu, et küll ta tuleb, et me peame alguses nagu feikima, nagu ma selle õhtul ka nagu feigid, nagu meelitad nagu une kohal, et me ka nagu feigime, kõiki välised asju järgime, võib-olla rituaale, aga me teame, eesmärk on see, et me saaksime heaks inimesed, kes me algselt oleme, armastavaks, et ei oleks seda hirmufooni ja ekspluateerimise fooni, eks ju. Kõlab lihtsalt, aga palju õnne meile, väikeste sammudega liigume.